igastel ainetel on oma kindlad omadused, millest tulenevalt saame me aineid omavahel eristada. Aine omadused määravad ka selle, mille jaoks me antud ainet kasutame. Ning ainete omadusi jaotatakse keemilisteks ja füüsikalisteks. Keemilised omadused on seotud aine reageerimisvõimega ning üheks väga lihtsaks näiteks on põlemine. Olgu selleks siis parafiini põlemine, mille käigus moodustub meil süsihappegaas ja vesi, või puidu põlemine, mille käigus samuti tekib süsihappegaas ja vesi. Füüsikalised omadused on aga sellised omadused, mis ei ole seotud aine muundumisega. Ja nendeks on näiteks värvus või lõhn, aine agregaatolek, elektri- ja soojusjuhtivus, sulamis- ja keemistemperatuur, tihedus ning ka palju muud. Mõningad neist on tuvastatavad meeleorganitega, kuid teiste iseloomustamiseks tuleb kasutada katsete maailma ning uurida natukene põhjalikumalt. Ainete värvust ja lõhna saame me tuvastada meeleorganitega. Näiteks, nähes sellist sinaka värvusega lahust, saame me kahtlustada, et tegemist on mõne vaseühendiga või tundes kibedalt turgutavat lõhna, võime me arvata, et tegemist on ammoniaagiga, ainega, mille vesilahust kasutatakse nuuskpiiritusena. Aine agregaatolek on samuti selline füüsikaline omadus, mida saame vaatluse teel tuvastada. Enamik aineid esineb meil 3 olekus: tahke, vedel ja gaasiline. Tahkes olekus on aineosakesed omavahel väga tihedalt koos ning sidemed aineosakeste vahel on tugevad. Vedelas olekus on aineosakesed juba üksteisest kaugemal ning ka sidemed nende vahel on nõrgemad. Sellest tulenevalt saavad vedelikud meil näiteks voolata. Ning gaasilise aine korral aineosakesed ei puutu enam üldse üksteist ning nad täidavad meil kogu ruumi ja on väga hõredalt. Nüüd teen ma aga tahvlile ühe pisikese skeemi, et selgitada sulle veel paari suurust. Tahvlil on sul toodud ära needsamad 3 agregaatolekut: tahke, vedel ja gaasiline. Aine üleminekut tahkest olekust vedelasse olekusse nimetatakse sulamiseks ning füüsikaline suurus, mis seda kirjeldab, on sulamistemperatuur. Aine üleminekut vedelast olekust gaasilisse nimetatakse aurustamiseks ning füüsikaline suurus, mis seda kirjeldab, on keemistemperatuur. Nüüd natukene praktilisema poole peale. Kui sa tead näiteks, et vee sulamistemperatuur on 0 kraadit Celsiuse järgi ja keemistemperatuur 100 kraadit Celsiuse järgi, siis kui sul on tegemist veega, mille temperatuur on näiteks -20 kraadit Celsiuse järgi, siis sa saad öelda, et ta ei ole saavutanud veel oma sulamistemperatuuri, järelikult on meil tegemist tahke veega ehk siis jääga. Samas, kui keegi ütleb sulle, et vee temperatuur on umbes 200 kraadit Celsiuse järgi, siis sa tead seda, et vee keemistemperatuur on 100 kraadit Celsiuse järgi, aga kui praegu on vee temperatuur juba 200 kraadit Celsiuse järgi, siis vesi on saavutanud oma keemistemperatuuri ning ta on gaasilises olekus. Tahkeid aineid saab iseloomustada veel läbi selliste füüsikaliste suuruste nagu kõvadus ja tugevus. Kõvadus iseloomustab aine vastupidavust kriimustamise ja lõikamise suhtes. Oma igapäevaelust võiksid sa teada, et metsas matkal olles on väga mõnus võtta puuoks ja teha temast grillvarras. Selle umbes sama asja teen mina sinuga hetkel läbi. Ehk siis siin on mul üks puuklots ja tõmmates nüüd noaga näed sa, et see nuga suudab puitu lõigata. Järelikult teras on kõvem materjal kui puit. Samas, kui ma võtaksin klaasi ja prooviksin teda lõigata, siis ma isegi ei kriimusta seda klaasi. Seega, klaas on kõvem materjal võrreldes terasega. Tugevus näitab aga tahkeaine vastupidavust painutamisele, venitamisele või survele. Näiteks metallid on väga tugevad materjalid. Siin on mul tavaline vasktraat ja ma tõesti saan teda painutada, ta ei lähe katki selle tulemusena. Aga kui me võtame nüüd selle sama klaasi, millega me juba oleme kokku puutunud, siis ma panen kõigepealt selle klaasi krippkotti
Ja nüüd endale prillid pähe ja kindad kätte, sest et ohutus enne kõike. Nii, ja avaldame nüüd sellele klaasile survet. Nagu sa näed, ei ole klaas üldse tugev materjal, sest et see läks kildudeks. Ehk siis klaas võib olla meil küll kõva materjal, aga survele ta vastu ei pea ja tugev ta ei ole. Varem õpitust võiksid sa mäletada, et metallid juhivad hästi elektrit. Head elektrijuhid on sellised ained, mis kannavad edasi elektrilaengut. Head elektrijuhid on ka head soojusjuhid, ehk siis kannavad edasi soojust oma keha pinnalt. Näiteks, kui ma võtan selle metalltoru ja kuumutan teda, siis mõne aja pärast ma enda näppu siia teisele poole toru enam panna ei taha, sellepärast et metall juhib väga hästi soojust ja see soojus, mis on metalltoru ühes otsas, jõuab väga kiiresti ka metalltoru teise otsa. Puit seevastu on väga halb soojusjuht. Näiteks tiku põletamise korral tiku üks ots küll põleb, ehk siis selles otsas on väga suur kuumus, aga ma võin väga rahulikult hoida tikku teisest otsast kinni, sest et kuna puit on halb soojusjuht, ei jõua soojus ühest otsast teise. Viimaseks, aga väga oluliseks füüsikaliseks omaduseks on tihedus. Tihedus on füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühikulise ruumalaga ainekoguse massi, ehk ta näitab meile aine massi kindla ruumala kohta. Tihedus on füüsikaline suurus, sellest tulenevalt on tal olemas nii oma tähis kui ka oma ühik. Tiheduse tähis on rho ning tihedus on leitav valemiga, kus mass tuleb jagada ruumalaga. Kuna massiühik on tavapäraselt gramm ning ruumala näiteks kuupsentimeeter, siis tiheduse ühikuks saamegi grammi kuupsentimeetri kohta. Tihedus on selline suurus, mis aitab meil ennustada kahe materjali omavahelist suhtumist, ehk siis seda, kas meil mõni materjal vees ujub või upub. Kui soovime teada saada, kas vahtplast vajub vette pannes põhja või jääb ujuma, on meil üks võimalus viia läbi eksperiment ning teiseks võimaluseks on võrrelda nende kahe aine tihedusi. Vee tihedus oli 1 gramm kuupsentimeetri kohta ning vahtplasti tihedus on umbes 0,012 grammi kuupsentimeetri kohta. Juba tegelikult nendele andmetele peale vaadates saad sa öelda, et kuna vahtplasti tihedus on väiksem võrreldes vee tihedusega, siis ta ujub selles veekeskkonnas. Tihedust saab aga ise ka katseliselt määrata ja selle jaoks kasutatakse sukeldumismeetodit. Selle jaoks, et määrata näiteks antud kivi tihedust, on meil vaja mõõtesilindrit, mis oleks skaalaga ja vedelikuga ning kaalu. Tiheduse valemist tead sa, et tihedus on leitav mass jagatud ruumalaga. Massi määramiseks on meil vaja kaalu. Ehk siis kõigepealt kaalume ära selle kivi massi ning me saame, et see kivi kaalub 3,84 grammi. Ruumala jaoks on meil kõigepealt vaja, et mõõtesilindris oleks olemas juba vesi ning me peame lugema kõigepealt selle vee algnäidu, mis antud hetkel on 15 kuupsentimeetrit. Nüüd sukeldame selle kivi siia mõõtesilindrisse ning loeme uuesti vedeliku näidu. Ja vedeliku näit on praegu 17 kuupsentimeetrit. Ehk siis vedeliku ruumala on muutunud 2 kuupsentimeetri võrra ja see ongi selle keha ruumala. Nüüd arvutame välja selle keha tiheduse. Selle jaoks 3,84 grammi jagame
2 kuupsentimeetriga ning saame, et see on 1,92 grammi kuupsentimeetri kohta. Niimoodi saamegi näiteks leida keha tihedust. Kordame üle tähtsamad punktid. Omadusi jaotatakse keemilisteks ja füüsikalisteks. Keemilised omadused on seotud aine reageerimisvõimega, seevastu füüsikalised omadused ei ole seotud aine muundumisega. Olulisemateks füüsikalisteks omadusteks on aine värvus ja lõhn, agregaatolek, sulamis- ja keemistemperatuur, elektri- ja soojusjuhtivus, tihedus ja neid on mõningaid veel. Ning palun jäta ka meelde, et tihedus on selline füüsikaline suurus, mis näitab ühikulise ruumalaga ainekoguse massi.